ma kohe ei hakanud kunstnikuks, aga esimest nagu fotode tegemist ma nägin kodus siis Annelinna serval Pärna tänavas oma vannitoas, kus siis Nõukogude Liidu raketivägede nooremleitnant Igor tegi pilte, sest mul ema kasvatas üksinda 2 last ja siis me ühte korterit üürisime välja ja raketivägede leitnant Igor siis tegi meil vannitoas pilte ja siis ma nägin esimest korda, siis hakkasin ise ka kohe tegema, kui kodus vannitoa labor töötas, sain sealt esimesed fotoõpetuse, foto mingid kogemused, ega ma edasi ma läksin suht kiiresti, oli Eduard Vilde nimeline Tartu Ametiühingute Nõukogu kultuurihoone, kus ta oli, ja see oli Raekoja platsis, kus töötas üks huvitav fotoring, värvifotoring nõukogude ajal, mida siis juhatas Leopold Matt. Tema juba töötas enne teist maailmasõda fotograafina ise ja ta oli ka ühtlasi sealt nagu liikus edasi Tartu fotoklubi suunas, kuna see oli samas majas, käis Tartu fotoklubi selles samas Eduard Vilde nimelises ametiühingute kultuurihoones. Siis ma hakkasingi tegelikult alustasingi värvifotoga ja kuna see Leopold Matt ise ka ikkagi suht oli loomingulise fotoga Tartu fotoklubi asutajaliige olnud, siis sealt juba isevooluteed kuidagi sai ka fotonäitustel hakatud esinema. Aga ma mäletan, et ma mingisugune kas 4. või 6. klassis koolis otsustasin, et ma hakkan nüüd fotokunstnikuks. Täiesti tuimalt kindlalt ja mõtlesin, et meeldib, huvitav tehniline ala. Kudumisringis käisin ka ühe korraga, seal olid pioneeride majas, aga Lille tänavas, seal olid ainult tütarlapsed ja siis ma tegin nukumütsi, heegeldasin ja siis nad saadeti sealt minema, et ei tahetud rohkem näha. See ei jäänudki muudule kui fotoga edasi tegelikult. Need materjalide kvaliteet tol ajal oli õudusunenägust, ma ei tahaks, on ju praegu ka, kui sa teed ühte värvipilti, tegid teinekord pisikest pilti, tegid seal 5-6 tundi, et saaks need filtrid, värgid, ebakvaliteetsed materjalid, kõik, see oli muidugi õudne, aga sai sükese päris hea kooli kätte. Kunagi ma olen kuskil mingis intervjuus ka rääkinud, et olen sündinud, elan, töötan ja suren Tartus, aga praegu on läinud natukene metsa poole sõna otseses mõttes, et olen ikkagi Tartust 50 kilomeetri kaugusel looduses oma talu ja väikse maalapi peal toimetan ateljeed ja kõik. Praeguseks hetkeks on tegelikult piirid kadunud tänu sellele interneti suhtlusvõrgustik võimaluste mobiilide ajastu saabumisele on seda ei olegi mõtet on ju mingit vahet teha. On Tartu fotoklubi ajal on väga kardinaalselt erinenud, kui oli Tallinna fotoklubi, Narva, igas linnas oma fotoklubi, siis pärast esimeste lainurkobjektiivide siis väljatulekut, siis Malev Toome ja Meelis Lokk ja Otto Kuu, siis olid Tartu fotoklubi, Valeri Parhomenko, Tõnu Noorits, kõik pildistasid lainurkobjektiividega, kerge moonutusega asjad. Ja see tuli hiljem, et seda ma tean, et vanemad inimesed või fotoklubide liikmed ütles, et Tartu lainurga, et Tartus tehakse lainurgaga pilte. Siis hakkasin mina pilte seepiatooni toonima, siis hakkasid teised ka toonima, et siis oli jälle pikk periood, kui
nii-öelda asiti natukene heas mõttes, et kõik teevad nüüd Kalveti järgi, sest mulle meeldis Pehkna, mulle meeldinud see must ja valge asi, mida värvid, mida tegelikult reaalselt looduses mitte kuskil ei esine. Tehnilised värgid. Lapsepõlves päris pildistasin klassika mingid smeenad, lühikest aega seniidid, peegelkaamera film, mina värvipildid. Mida rohkem ma nagu selle oma Imat Suumani, Andres Rõhu ja maalikunstnikega läbi käisime, elasime kõik üheskoos Puntras, meie majad olid lähestikku. Pluss siis ka natuke vanem intelligents, Suumani sass, Imati isa, et see nagu sattusid hoopis teise keskkonda kui mingid vatoklubid ja siis ma hästi kiiresti pärast hakkasin vaatama, mulle see film, niisugune kõle filmi asi ei meeldi, hakkasin oma pilte alustuseks seepiatooni toonima. Siis oli periood, kui hakkasin veel softima, praegu mulle meeldivad impressionistid, impressionistlik maali, impressionistid meeldivad. Ja üritasin nagu selles samas vaimus ka enda fotoasju teha. Siis ma hakkasin järjest uuemaid, kaasaegsemaid kaameraid vanemate vastu vahetama, hakkasin pildistama 6x6 live-filmile ja vanad vääristamata kaamerad, mis jätsid valgused, sellised hästi huvitavad, töid on mul ka päris palju alles veel sellest ajast, et siuksed pruunid ja tugevate valguslaikude ja hajutatud asjad. Sealt ma hakkasin minema juba plaatkaamerate peale, see on siis 86 ja sinna ma olen jäänud. Ja olen ka teinud üksikuid prooviks digiasju kasvõi praegu siin hetkel see koht, kus ma intervjuud annan teie majas, ma teen ka seda digitehnikaga, sest midagi ei ole, mitte mingeid muud võimalusi ei ole nii kitsastes ruumides üldse. Supilinn läheb taeval väga hea, et Enrico Talvistule see meeldis, see on täiesti erandlik töö. Mul endal selle koopiat ei ole, et rohkem ei ole, on Imboilil või Andrus Rootsmäel on üks töö, mis ta ostis ära ja üks on muuseumis. Seda ma pildistasin vahepeal ka mingit tehnikaga, tahtsin nagu mingi live-filmi peale mingi väga moodsa kübakas oli võimalik välismaa kaameraid, ma sain mingi väga huvitava kaamera, aga mulle lõpuks nad ei meeldinud ja siis ma tegin siukese pastellidega ja pliiatsitega solkisin ära, tegin niisuguse naivistliku, impressionistliku teose. Mõttevälgatus ei võtnud kaua aega, et selleks peab nägema pilti ennast, et mul ei ole sinna midagi lisada. Mulle endale ta meeldis. Aga siis aegade seeria on nüüd, ma arvan, et mul viimaste aastate üks tõsine maiuspala teie kohus, et vaevalt ma seda viitsin enam teha. Ta on nüüd ka selle 24x30 kõige suurema plaatkaameraga tehtud sari, mida ma ikkagi päris pikalt pildistasin ja seal ma olen ka kõige teravamaid vanu, kõik on muidugi sajandi vahel 1900 kandist objektiivid, aga ülihea teravuse ja koloreerimise teema mul läks ära, et ma hakkasin neid pruuniks tehtud või toonitud pilte ka siis käsitsi värvidega koloreerima suht nüüd juba 30 aastat. Mõned algaastatel ma proovisin pliiatsitega neid pilte nagu koloreerida, aga siis jälle tekkisid tänu kordade kaubanduse muutustele koos mingite riikide lagunemisega. Ma sain juba spetsiaalsed koloreerimisvärvid, nii et mul on kõik pintslikeste ja luupidega koloreeritud.